Tere tulemast vaatama saadet Elust ja poliitikast. Täna on meil saates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikud Eeva Helme, tervist. Helle-Moonika Helme Tervist. Ja mina olen saatejuht Evelin Poolamets. Täna me räägime Istanbuli konventsioonist. Ja see on nüüd viimasel ajal palju kirgi kütnud ja vaatame pealkirja taha. Istanbuli konventsiooni õige nimetus on, et see on naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon. Samas pealkiri tähendab hoopis midagi muud, kui nüüd sinna sisusse vaadata, et Moonika, mis seal on need punktid, mille puhul EKRE on öelnud, et seda konventsiooni ei peaks Eestis olema, et Eesti peab sellest välja astuma? Ja no kõigepealt ma olen väga tänulik lätlastele, et nad selle teema julgesid nagu riigina üles tõsta ja ka see parlamendi otsus tegelikult Istanbuli konventsioonist välja astuda tehti ära. See, et president seda ei kinnitanud ja ühesõnaga seal löödi ikkagi lõpuks vedelaks, ma ei tea, ju siis mingid sisepoliitilised võbelemised sel teemal tulid, aga et see otsustamine lükati siis järgmise parlamendi koosseisu õlgadele Lätis. Aga see, et see teema seal niimoodi tõstatus, ma olen vaadanud neid sõnavõtte seal parlamendis, seal oli väga tuline arutelu, väga tuline debatt ja seal juba toodi kõik need, räägiti lahti kõik need kitsaskohad ja need probleemid ja mis on nagu põhiline on see, et see on üks selline riikide ülene konventsioon, mingisugune reeglistik, mis kohustab riike tegema asju, mille üle nagu iseseisvat otsustusõigust enam ei ole. Ja ma ütlesin ka täna peaministrile infotunnis, et ma olen tegelikult väga tänulik Reformierakonnale, et nad tormasid kohe seda teemat ja debatti avama ka Eestis, sest ometi ka Eesti inimesed väärivad seda, et nad tegelikult saaksid aru, et nad saaksid vaadata selle konventsiooni sisusse ja et meile anti võimalus seda lahti rääkida. Et mis seal on kaks põhilist asja, mis kõige selle nii-öelda, see on Brežnevi pakikene jälle, ärme unustame, kõige selle nii-öelda hea ja ilusa kõrval, millega seda on maha müüdud kõikides liikmesriikides, kaasa arvatud ka Eestis. Tuletame meelde, et 2017. aastal justiitsminister Urmas Reinsalu oli see, kes tõi selle Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise parlamenti ja EKRE oli siis juba sellele vastu, hääletasime vastu, aga siis ära ratifitseeriti. Ja müüdi seda loomulikult nii parlamendile kui ka Eesti avalikkusele sellega, et me ometigi peame kaitsma naisi, me ometigi peame võitlema naistevastase vägivalla vastu ja ma ei oska praegu öelda, seda võib igaüks oma mälu värskendamiseks vaadata, et me kindlasti mäletate seda, kui Kersti Kaljulaid oli president ja ühes uusaasta kõnes, äkki oli uusaasta kõnes, kui ta, tavaliselt need uusaasta kõned on, nagu nad on, sellised deklaratiivsed ja järsku ütleb, et täna on see päev, kus, või see uusaasta ikka oli, et täna on see õhtu, kus Eestis saavad naised kõige rohkem peksa. Ja see niimoodi nagu raputas tervet ühiskonda, et mitte selles mõttes, et selle peksu mõttes, vaid see, et niimoodi öeldakse, et see toodi nagu niimoodi järsku avalikkusete ja sealt tegelikult läks lahti ja ma arvan, et see oligi mõeldud raamistamaks ka seda Istanbuli konventsiooni kogu, sest sealt edasi hakkas see perevägivalla jutt, kuidas perekond on vägivalla pesa ja ühesõnaga mehed on vägivaldsed ja meeste demoniseerimine ja see kõik tuli. Aga kui ma jõuan nüüd selle 2 punkti vastu, mis meile tegelikult ei meeldi, kellelgi ei ole selle vastu midagi, et naisi ei tohi peksta, loomulikult ei tohi peksta ja naistevastane vägivald on hukka mõistetav absoluutselt igas vormis. Aga Eestis on kõik seadused olemas, et me saaksime tegelikult siseriiklike seaduste alusel ka selle vägivallaga, nii pere kui lastevastaste vägivallaga tegeleda.
laiemalt peaks olema rahastus naiste varjupaikadele, mida ei ole suurendatud, mis on kiratseb ja eriti nüüd Reformierakonna valitsuse ajal, aga sinna on sisse peidetud, ma arvan, et sul on see siin natukene paragrahve lahti kirjutatud, paragrahve ka lahti, kaks asja. On see, et sinna on sisse kirjutatud see, kuidas ma ütlen, see ideoloogiline soo või noh, see transideoloogia, LGBT ideoloogia, see nii-öelda see gender, noh, Eestis ei ole nagu selles mõttes nagu head sõna, eks ole, aga no ütleme sooideoloogia pluss immigratsiooni, kuidas ma ütlen, soodustamine ehk et liikmesriikidelt, kõik, kes on sellega liitunud, on võetud ära iseseisev otsustusõigus teatud juhtudel piirata immigratsiooni, et kui tuleb kusagilt üle piiri naisterahvas, kes ütleb, et ükskõik kus riigis teda siis ahistatakse, temaga on kasutatud vägivalda, siis Eesti riik on kohustatud teda aitama, ta vastu võtma, talle rahvusvahelise kaitse andma ja noh, me teistes riikides, ümberkaudsetes riikides näeme, kuidas siis selle nii-öelda naistevastase vägivalla vastu võitlemise sildi all on tohutud hulgad immigrante sisse veetud, mis omakorda on suurendanud naiste ja laste vastast ja tüdrukute vastast vägivalda siis noh, ütleme siis põliselanike hulgas. Et need on need asjad. Ja, et nendest ju ei räägita, et seal on ümberdefineerimine, et sugu enam ei olegi see bioloogiline sugu, vaid on sotsiaalne konstruktsioon ja lisaks tahetakse selle konventsiooni kaudu või abil välja juurida, see on sõna-sõnalt välja juurida sotsiaalsed või tähendab traditsioonilised soorollid nagu emaduse roll või isa roll, aga sellest ei räägita ja Eeva, sa kirjutasid ka Postimehes artikli, et poosidega naisi ei kaitsta, et praegu jääb mulje, et justkui see Istanbuli konventsioon on selline võluvitsake, millega siis lõpetatakse päevapealt ja naistevastane vägivald, aga ei räägita sellest, et miks meil on nii palju naistevastast vägivalda. Just, et siin kõik on viimasel ajal, eks ole, et nüüd on see teema jälle päevakorras, kõik võtnudki nagu minu meelest nagu selgeid poose, et kuidas nagu naiste eest tuleb seista ja neid kaitsta. Meil on võetud vastu igasuguseid strateegiaid, konventsioone, projekte käivitatud, mille kõigega me, eks ole, siis võitleme verevägivalla vastu ja kaitseme naiste õigusi. Ometi me oleme ka nüüd, eks ole, selle Istanbuli konventsiooniga liitunud 2017 ja selle liikmed siis olnud hea mitu aastat, et aga naiste vastane vägivald pole mitte kuhugi kadunud, et ei ole isegi näinud, et see mingi asi oleks paremaks läinud. Et ikka on 41% naistest, eks ole, tundnud lähisuhte siis vägivalda ja puuetega naiste seas on see eriti kurb number, et nemad ei pääse nagu kuskile liikuma ka abi küsida või nagu nendesse tugikeskustesse. Tugikeskuste siis olukord ei ole mitte kuidagi paranenud, ikka neil on raha vähe ja kui me nagu läheme sinna 2017. aastasse tagasi, siis see pooside võtmine oli nii nagu selline silmakirjalik juba siis, aga selle silmakirjalikkuse musternäide on minu meelest toonane sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kes tuli parlamenti ja tõi siis eelnõu, millega vähendati tugikeskuste rahastamist 100 000 euro võrra. See raha jäi siis 620 000 ja siis 2017 või 2018 pani 8 naiste varjupaika oma uksed kinni, sest raha ei olnud lihtsalt. Nii et me võime küll rääkida, et seda konventsiooni on nagu vaja ja samas kui tuua siis nagu veel kõrvale, et näiteks meil kehtib ka lapse õiguste konventsioon, aga üks räigemaid kuritegusid, mis meil on, eks ole, sealt lähtrus Kairi Kuusemaa, kes siis läks vangi oma imiku tapmise eest, eks ole, lasti enne tähtsaegselt maha. Kus nüüd on see lastekaitse konventsioon? Et seal on tegelikult hästi palju neid aspekte, et täna ka infotunnis Kristel Michal hakkas targutama, oi, meie tegeleme nii naiste vastase vägivalla võitlusega ja minu meelest hakkas kokutama siis, kui tuli teemaks naiste turva need kohad ja
ütles, et kõik on nagu raha juurde saanud, noh, samaks on jäänud, et aastaid arvatas seda, et kuidas on see inflatsioon mõjutanud kogu majandust ja kui ja kuidas elektrihinnad on kasvanud ja kogu selle aja jooksul peavad naised aastaid või naiste tugikeskused peavad samasuguse toetusega hakkama saama, siis see ikkagi tähendab seda, et toetused on vähenenud ja mis ma veel toon siit sellest konventsioonist välja, et artikkel 4 kohustab riike keelustama diskrimineerimise muuhulgas sotsiaalse soo alusel. See tähendab, et riik ei tohi keelduda mehi naisena kohtlemast, kui nad ennast naistena määratlevad. Ja ma küsisin täna ka Kristen Michalilt, no ma ei tea, keda me kaitseme, et kas tema on nüüd naine või äkki ta äkki peab ennast naiseks, et mina tean, et mina olen naine, aga äkki tema on sotsiaalne konstruktsioon ja on ka naine, et lõpuks me kaitseme mingeid mehi, eks ole, Monika? Ja ei, ta muidugi muigas üleolevalt selle peale, aga no mina ütlesin talle ka, et kuidas moodi siis kaitseb Istanbuli konventsioon naisi, kui Istanbuli konventsioon sätestab täpselt nagu sa ütlesid selle, et kui üks mees ütleb, et ta on naine, siis ta võib minna naiste duširuumi ja hakata seal päris naisi ahistama. Et see ei kaitse ju naisi absoluutselt mitte kuigivõrd. Ja siis ta veel rääkis sellest, kuidas, kui hästi on meil õigussüsteemiga, kuidas meie õigussüsteem ja menetlused on kõik ikkagi kaitsevad naisi ja on kõik niimoodi üles ehitatud, et nad kaitseks naisi. Siis ma ütlesin ka talle, et aga kuidas kaitses seda naist, keda mees pussitas ja kelle kohtunik jätkuvalt jättis vabadusse, nii et pärast ta sõitis veel autoga täiesti süütu inimese surnuks, et meil on asjad ikka päriselt käest ära, ega tal muud ei olnudki lõpuks öelda kui seda, et hakkas lugema ette statistikat, kui palju meil on vägivalda, kui meil on merevägivalda, need juhtumid ja kõik, ja siis see teema käsitlus lõppes ära, aga ma läksin saalist välja, ta istus seal oma loožis ja ma läksin mööda sealt, ütlesin talle, et kuule Kristen, et kõik see statistika, mida sa praegu ette lugesid, on ju su enda tegemata töö, et te olete võimul olnud ja sa loed ette, kui palju meil on seda kõike, mis teinud ei ole midagi. Mitte ainult sellepärast, et konventsioon ju ratifitseeriti 2018 ja ta tõi näited, et viimasel ajal on siis see vägivald eriti kasvanud. Ma ei tea, võib-olla on sellepärast kasvanud ka, et meil on immigratsioon suurenenud, sest see konventsioon ju lubab kõiki, kes ütlevad, et neid diskrimineeritakse kodukohas nende soo tunnuste pärast, et saavad meil asüüli taotleda. No ma tooksin sisse võib-olla teema, et palun visake mind jälle kividega surnuks pärast, aga kui ma Tallinna volikogus olin, siis meile siis see prefekt, põhjaprefekt või üks prefekt andis ülevaate kuritegevusest Tallinnas konkreetselt siis ja tema ise tõi välja selle, kui palju siis sooritatud kuritegudest moodustavad ukrainlaste sooritatud kuriteod. Ma olin üliväga imestunud, et ta selle välja tõi ja see arv oli päris suur ja kui me nüüd mõtleme perevägivalla juhtumite osas, siis kas on keegi kunagi toonud meile välja statistika, tegelikult võiks seda täitsa küsida arupärimise korras või nõuda siis seda teavet välja, et statistiliselt, kui me räägime perevägivallast ja nagu sa ütlesid, et Michal ütles, et viimasel ajal on perevägivalla juhtumid kasvanud, siis mina kahtlustan küll, et Eesti mehed ei ole need, kes oma naisi peksavad. Ja eks ole, et kui need vägivalla juhtumid on siis, eks ole, kasvanud, eks ole, et minu meelest vägivallaga alati üks põhjuseid on see, et on vaesus, eks ole, ja meil on praegu 45 000 inimesed, kes elavad absoluutses vaesuses, et see tekitab niivõrd suuri sotsiaalseid pingeid, et seda on toodud, eks ole, Ida-Virumaa näitel juba varasemalt. Ma ei tea, siin me ka rääkisime ühe korra, et selle aasta jaanuaris ainuüksi viidi Ida-Virumaal 60 last lastekodusse, eks ole, et inimestel on nii vaesed. Ja nüüd ma vaatasin seda kaarti ka seal, peaaegu 24% on Ida-Virumaal siis absoluutses vaesuses elavad, eks ole.
et see, mida riik on ise teinud erinevate majandus- ja rahanduspoliitiliste otsustega, on tegelikult lükanud naised vaesusesse, sest et kui sul on, eks ole, meesvägivaldne ja me räägime sellisest vägivallast, mida meie kolmekesi siin ei ole mitte kunagi tundnud, me isegi ei tea, kui õudne see on. Aga selle naisel ei ole mitte kuhugi minna, et ta läheb võib-olla selleks 9 ööks, eks ole, ta läheb seal läbi pekstuna, läheb sinna varjupaika abi paluma ja tal ei olegi mitte kuhugi tagasi minna, kui jälle selle peksja juurde ja koos oma lastega ja need lapsed näevad maast madalast ainult sellist õudset pilti. Ja varjupaigad on öelnud, et soovijaid on rohkem, kui neil on võimalus naistele tuge pakkuda ja ma näen ka, et Signe Riisalo on nüüd võtnud ka poose ja öelnud, et EKRE lõhestab ja see Istanbuli konventsioon on ikkagi naiste kaitseks ja toob seal neid numbreid välja, siis tegelikult see on ju ääretult silmakirjalik. Signe Riisalo ise oli selle valitsuse nii-öelda juhtfiguur. Sotsiaalkaitseminister. Just, kes tegeles sellega, et vähendati peretoetusi, võeti ära kodus olevatelt emadelt ravikindlustus ja rääkida veel seejuures, ma mäletan täpselt, kuidas ta ütles, et kui naine tahab kodus olla ja lapsi kasvatada, siis see on tema elustiil ja riik ei pea elustiili kinni maksma, et luuaksegi sellised olukorrad, kus naine ongi sõltuvuses, kuna tal ei ole ei lastetoetust, ei tervisekindlustust ja siis öeldakse, et näete, meil on sooline palgalõhe, et see on ääretult silmakirjalik, ise te tekitate need probleeme ja mitte ainult. Ja ükskord ma tõin ka ühes debatis välja sama olukorra, et need perevägivalla juhtumid on ka seotud sellega toimetulekuga, siis öeldi mulle, ära õigusta. Ei, ma ei õigusta, et inimestel on vähe raha, et nad võivad olla vägivaldsed. See on põhjus, tagajärg, seos, et see, mis meil riigis toimub, mõjutab igat peret, igat last ja see ükski konventsioon ei aita, sest tegelikult on meil ju kõik seadused olemas. Meil on kõik, kui neid rakendatakse, on meil nii karistusseaduses olemas, aga millegipärast lastakse need naiste bussitajad lahti ja see ümberkasvamiseks koju. Jah, ümberkasvamiseks koju, et kui nüüd vaadata üldse seda statistikat, et kuidas on see vaesuspiir just selle viimasel ajal, ka inimeste arv, kes elavad selles suhtelises vaesuspiiril on kasvanud, siis ma näen küll, et valitsus pigem võtab poose, teeb suure suuga neid nägusid, et ta kaitseks perekonda. No see on ju reaalsest elust, et kui sul raha ei ole, on perekond, perekond, sul raha ei ole, kõik on hädas, kõik on mures oma igapäevase toimetuleku pärast, eks ole, naine on närviline, kuidas saada lapsed kooli, kuidas saada lapsed riidesse, kuidas saada toit lauale, mees on närviline sellepärast, et ma ei tea, palka vähendati või ähvardab töötuks jäämine, maksud on tõusnud, kütuse hind on tõusnud, automaks on kõik muud maksud, mis on tulnud ja saad aru, inimesed elavad seda igapäevaelu, nad on nagu kogu aeg stressis ja te ju teate, mis stressis inimesed teevad, eks ole, et loomulikult läheb esimene asi omavahel nagu nagistama ja sealt kõik asjad võivadki alguse saada ja kõik need inetud käitumised ja perevägivalla juhtumid ja lihtsalt asjad lähevad käest ära ja mina ei oska küll kellelegi teisele siinkohal otsa vaadata kui sellele samale valitsusele, mis silmakirjalikult kaitseb seda Istanbuli konventsioonis olemist, kuigi see ei anna meie naistele, meie perede turvalisusele, see ei anna absoluutselt mitte midagi. Vastupidi, see annab võimaluse bürokraatidele ja ametnikele võimaluse mitte midagi tegemiseks, vaid ainult pläägutamiseks. Vabandust, et ma nii ütlen, aga nii on. Ja veel, kui vaadata siin neid artikleid konventsioonis, siis teine pool minu meelest lausa rünnatakse perekonda ja öeldakse, et tuleb
välja juurida need soorollid, et mis on nagu tavad ja kultuurilised soorollid, et meil on ju kujunenud ema roll, et ma ei tea, kuidas, kas mulle isegi vahepeal tundub, et kui me vaatame, et meie üksikvanemate arv kasvab, siis jääb mulje, et riik võib endale õlale patsutada, ideoloogia toimib ja on välja juuritud juba nii-öelda isa roll ja ema roll ja kui me nüüd vaatame, mis meil ka riigitelevisioonis toimub, Monika, meil oli pühapäeval isadepäev ja keda me siis nägime seal ERR-is? Ja ei, meil võeti seesama Signe Riisalo käis meil õige mitme seadusega, millest üks oli siis perekonna mõiste täielik ümberkirjutamise seadus ja ei olegi enam ema, isa, vanem 1, vanem 2 ja kõik need laste põlvnemised ja absoluutselt kõik kirjutati ringi, see oli nii õudne. Kui seda siin Riigikogus arutati, et tõesti lihtsalt juuksed tõusevad peas püsti, sa vaatad, mida on kokku kirjutatud, kuidas on üritatud nagu normaalset elu ümber kirjutada ja selle tulemusena ja see kõik on selle Istanbuli konventsiooniga seotud, sellepärast, et Istanbuli konventsioonis on need paragrahvid, mis nõuavad seda, eks ole. Ja see saabki lõppeda ainult sellega, et meil on isadepäeval riigi televisioonis pühapäeva hommikul saade, kus saatejuht ütleb õnnest pakatades tere hommikust, meil on täna isadepäev, mitmuses räägib, isadepäev ja meil ongi täna stuudios koguni 2 isa, tere tulemast. Et ma nagu mõtlen, et see oli jällegi üks juhtum, mis šokeeris nagu tervet ühiskonda suuremal või vähemal määral. Mitte sellepärast, et need inimesed on sellised, nagu nad on või et nad elavad, kuidas nad elavad, vaid sellepärast, et seda meile niimoodi laua peale pannakse nagu mingisugust, ma ei tea, pidulaua torti, eks ju. Nii et aga see pidulaua tort on selline, et pool ühiskonnast tahaks oksendada selle peale, mitte nende inimeste peale, vaid selle peale, kuidas nagu tehakse. Aga jällegi, see tuleneb kõik sellest, et seal Istanbuli konventsioonis nõutakse, et riigid peavad kõik sellega vastavusse viima ka nende soorollide, nii-öelda selle traditsiooniliste soorollide lammutamise käsitluse, kui ka siis uute soorollide kehtestamise käsitluse. Ja need kõik asjad on omavahel seotud, me hoiatasime kõige selle eest juba aastal 2017, kui see tuli meile Riigikokku. Tuletame meelde, Isamaa minister, isamaaline, perekondade eest seisja, siis Urmas Reinsalu tegi seda. Jah, et mitte ainult ei ole need 2 meest isadepäeval teleekraanil, vaid on ka emadepäeval teleekraanil ja nendest, ma ei tea, siis räägitakse kui emadest ja nad on ise kirjeldanud siis oma seda õnnelikku kaasaegse armastuse võitu, et kuidas nemad siis omale lapsed said, et lapsed otsustati hankida Ameerikast, kuna seal on meeste hinnangul seadusandlus kõige paremini nagu välja kujunenud ja kõigepealt tuli leida agentuur, kes siis aitab surrogaadi otsimisega. Ja Eestis on selline tegevus kriminaalkorras karistatav, aga mõtlen nüüd selle peale, et Evasel on 5 last ja nad kõik ju tahavad ema. Et nüüd mõelda, mida need lapsed peavad mõtlema, kes ei tundma, kes ei ole kunagi teadnud, et tal ongi see ema, et tal ei olegi seda kontakti oma emaga, et kui võigas see surrogaatemaduse teema üldse nagu ühiskonnas on, et millal meie arvatavasti ka võiksime sinna ju jõuda või? Hoidku jumal sellest. Surrogaatemaduse selline asi minu meelest on naistevastane üks suuremaid vägivalda üldse, mis teha saab. Et ma olen tõesti 5 lapse ema ja ma ei kujutaks sellist asja ette, et ma kannaksin oma lapsed kellelegi teisele. Ma tunnen neid oma kõhu sees, eks ole, liikumas ja siis eks ole, sünnituse käigus, eks ole, mis see, eks ole, iga naine teab, kes on sünnitanud, mis see, eks ole, on. Ja siis sul võetakse laps
lihtsalt ära sa ei näegi teda, sa ei kuule tema esimest nuttu ega saa teda esimest korda toita ega midagi sellist. Et minu meelest see on naiste vastane niisugune kuritegelik tegevus, et mul ei ole selle kohta sõnu. Ja kui siin konservatiive süüdistatakse, et me pöörame tähelepanu iibe tõstmisele ja siis, eks ole, et me tahame, et naised oleksid sünnitusmasinad, siis ütleme niimoodi, et ikkagi see surrogaat tema, kes kannab siis, eks ole, mingisuguse raha eest kellelegi teisele lapsi. Vot see on ju sünnitusmasin ja sellist asja ühelegi naisele teha ei tohiks. Jah, et ma sekundeerin siin Evale 100%, et minu meelest ei ole hirmsamat asja kui see, et kõigepealt, ega siis, kuidas naist sellega nõusse saadakse, eks ole. Et sellega peab olema teatud tingimused, see naine peab olema, just nimelt naiste vaesus, see naine ja ütleme, nemad ostsid Ameerikast ja läbi mingi agentuuri, aga see on ka ikkagi seotud väga suurte rahadega, see on ka ikkagi see nii-öelda rahaline kasu on seal mängus, aga kuidas on võimalik manipuleerida ühe naise teadvusega niimoodi, et ta algusest peale, et ta nagu lülitab selle loomuliku instinkti endas välja ja ütlebki, minust saab raha eest sünnitusmasin. Et juba see, kuidas see manipulatsioon on minu meelest kuritegelig, kuidas ühte naist suudetakse niimoodi ära manipuleerida. Ja siis seesama naine, ta kannab selle, nii nagu sa ütlesid, ta tunneb seda, ta kannab selle lapse lõpuni, ta tunneb neid liigutusi, ta sünnitab selle ära, kõik, kes on seda läbi elanud, teavad, mis tunded siis pärast seda on, et sa tahaksid seda lapsukest oma kätele võtta ja kõik. Ja ei, selle asemel, ühesõnaga, sa juba mentaalselt loobud sellel hetkel, sa valmistudki sellest, et sa loobud sellest lapseks, ta on sinu jaoks asi, ta on sinu jaoks kaup, ta ei ole sinu jaoks inimene enam ja sa seod oma rinnad kinni, eks ole, et su bioloogia hakkaks tööle, sa kannatad ja see seltskond, kes käitub niimoodi naisena, käivad õilsa näoga ringi ja räägivad armastusest ja need, kes seesama liberaalide seltskond, kes seda eluviisi ja seda käitumisviisi kõike toetavad, räägivad naiste õigustest ja räägivad nagu naiste vastase vägivalla vastu võitmise. Seal on ka mitu asja koos. See on naiste vastane vägivald, see on mentaalne, see on füüsiline ja see on laste vastane vägivald ka, eks ole, just nimelt nagu sa ütlesid, eks ole, et laps ei saa kunagi tunda oma ema lähedust ja kolmas. Vabandust, ma segan. Ja pole ju ka mingid garantiid, et kuhu perre see laps satub, et millistest näiteks kiskjate juurde ta võib sattuda. Ei, seda nagunii, just nemad on lihtsalt raha maksnud, eks ole, sul puutub absoluutse igasugune kontroll oma lapse edasise saatuse üle. Tegelikult, Monika, sa väga õigesti ütlesid, et kuidas viia naine nagu mentaalselt sellisesse seisundisse, kui ta enam ju kuidagi minetab oma ema instinkti. Aga siin ongi artikkel 12 Istanbuli konventsioonist ütleb, et võetakse kasutusele vajalikke meetmeid propageerimaks naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratud käitumisviisidest, et juurida välja eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Nii et kui sa tunned seda ema rolli, siis võtame meetmeid, et sa enam ei tunneks. Räägime sulle sellest, et karjäär on kõige tähtsam, lapsid saavad ainult maal mingid imelikud, et selleks, et lapse toetust saada, sellist juttu võib ju kuulata meie valitsusliikmete suust. Rusika ja pliidi vahel ka. Just, et konservatiivsed naised on seal maal rusika ja pliidi vahel ja ei saa teha karjääri. Ja mõtlengi, et siin luuakse see raamistik ja siin on järjest tulemas neid igasuguseid marksistlikke ideoloogiad, on ka ju nõusoleku seadus tulemas. Ja transseadus, seda nad ka kindlasti valmistavad juba ette, Soomes on see vastu võetud ja võt see on just nimelt see, et seaduslikult praegu Eestis veel ei ole seda, aga jällegi see Istanbuli konventsioon raamistab ära selle tee sinnani, et
kui mees, kes tunneb, et ta on naine, ilma oma bioloogilist sugu muutmata, võib lihtsalt minna naiste avalikesse duširuumidesse, eks ole, ujulates, spordisaalides, igal pool. Ja kujutad ette, eks ole, et sa oled oma tütrekesega seal duširuumis ja siis tuleb sinna bioloogiline mees, selline nagu ta on, karvane ja kole, hakkab ennast seal kõrval pesema ja vaatab sind niisuguse näoga. Aga sinul ei ole õigus mitte midagi ütelda. Sa diskrimineerid teda ja Soomes see kõik juba niimoodi on. Kui me tuleme tagasi nende siis konventsioonis kirjas olevate peatükkide juurde, mis nõuavad karistusi või et mida siis nagu ei tohi naiste vastu teha, eks ole, et sellised kuriteod, mida meil ei ole siin meie kultuuriruumis mitte kunagi olnud, et tule taevas appi, et meil ei ole mitte kunagi selliseid asju tehtud nagu naiste ümberlõikamine, eks ole, et isegi ürgajal mitte. Et need on nii jubedad asjad, et ja kui selliseid asju tehakse ükskõik, eks ole, et sa tõstad käe naise vastu, teed talle liiga, siis selleks on olemas paragrahvid olemas ja inimesed tuleb vangi panna selle eest. Ja võtame kas või siis selle Rootsi, eks ole, kes on väga eeskujulik siis riik, eks ole, oma konventsioonide rakendamisele, kõike, mis veel soorollide, mis iganes tegemisel. Et võtame Rootsi. Kurjategijaid on nii palju, et need tuleb siis saata, eks ole, just näiteks seksuaalkurjategijad Tartu vanglasse. Et kuidas see konventsioon neid siis aidanud on? Ja ma toon veel selle sama ühe näite juurde, Eva, sulle, et siin on artikkel 37 sundabielu, et konventsiooni osalised võtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et täiskasvanu või lapse tahtlik abielluma sundimine oleks kriminaliseeritud. Jääb nagu mulje, et mingil viisil oleks lapse abielu nagu normaalne või et ainult sundida ei tohi. Et see nagu jabur, mis siin on, see ei lähe meie kultuuriruumiga kokku. Meil on need seadused, mis kaitsevad naisi, lapsi, kõik olemas, karistusseadustikus on kõik olemas. Ja nüüd siis võtta neid, ma ei tea, islami kultuurile omaseid käitumisnorme üle, seadusi üle, et see kõik on justkui see vaht selle ümber, et tegelikult ellu viia neid ideoloogilisi muutusi, millest me rääkisime. Kuidas ma ütlen, tegelikult on selle Istanbuli konventsiooniga, nüüd on aega mööda läinud, on ju riike, kes on sellest ka, Türgi näiteks astus sellest välja, täiesti arusaadavatel põhjusel, eks ole, kui sa siin nagu loetaks, mida see endas sisaldab, et aega on nüüd mööda läinud ja me oleme näinud, et punkt 1, need riigid, kes Euroopas on sellega ühinenud, nendes riikides ju tegelikult see sellisel kujul, naistevastase vägivalla vastase konventsioonina ta ei toimi, aga seal on ka veel palju muid asju, et nagu ma ütlesin, et ta tegelikult soodustab, ta nagu räägib iseendale vastu või tegutseb ka või tegutseb iseendale vastu see konventsioon, et ühest küljest soodustab immigratsiooni, ehk et kõik naised, kus maailmas, kus neid just nimelt nende punktide osas sunnitakse kas laps abiellu või lõigatakse ümber, eks ole, nemad saavad tulla ükskõik kust maailmast, eks ole, Euroopas paluda siis seda nii-öelda varjupaika. No nii, eks võtame siis need kõik, lihtsalt ma räägin, kuidas ongi mujal, ongi juba läinud, eks ole, sealsamas Rootsis ja meie lähiriikides, Saksamaal ja igal pool võetakse siis need naised vastu, aga nemad rõõmsalt toovad kogu oma suguvõsa järele kõik need samad traditsioonid ja mudelid täpselt samamoodi. Ja siis ühtäkki see lääne ühiskond ja need riigid, Rootsis on see hästi suur probleem, Inglismaal on suur probleem, ka Soomes kusjuures, et sa rääkisid sellest naiste ümberlõikamisest, et ohoo, et järsku arstid avastavad, eks ole, et neil tulevad pikka aega elanud, siis selle riigis juba elanud need moslemi naised või siis Aafrikast, eks ole, tulevad vastuvõtule ja värskelt nagu ümber lõigatud, eks ole, noore tüürukud, kuidas see sai juhtuda. Aga nagu näed, nad tronivad oma kultuuriga, eks ole, sisse, sest et me oleme neil uksed lahti teinud selle sama konventsiooniga, hakkavad oma traditsioonide järgi elama, me võime öelda, et oi, me ei luba, näed, meil on konventsioon, mis ei luba, nad ikka teevad, mis nad tahavad. Saadavad oma noored tüürukud kõik kodumaale seda protseduuri läbi viima, abiellud, minnakse sinna kodumaale, eks ole, kus nad on ära põgenenud, eks ole, vägivalla eest, abiellutakse, seal pannakse lapsed seal kohalikele külameestele mehele, tuuakse need ka, eks ole, lääne ühiskonda järgi, et see on nagu selline, kuidas ma ütlen, see, mis selle Istanbuli konventsiooni
käigus tegelikult on toimunud. Ma arvan, et enamik riike võiks sellest konventsioonist vabalt loobuda ja võtta nagu see asi käsile ja need probleemid lahendada ilma selle konventsioonita. Et meile kõigil oleks parem. Ja need traditsioonilised soorollid, need on ju ka sisse kirjutatud sellepärast, et me ju teame, kuidas moslemi maailmas, eks ole. Seal on tõesti traditsioonilised soorollid on sellised, eks ole, et ilma meheta sa ei tohi kuskile minna, autot sa ei tohi juhtida, selle musta peakoti all pead kandma. Ma just nägin muuseas, praegu ka tegelikult TikTokis on need videod, kuidas siis moslemi peres õpetatakse, nii-öelda need nagu propaganda videod, eks ole, et istuvad söögikohas naine ja noor tütar, eks ole, ja mees. Mees istub ühel pool lauda, naised siis teisel pool, naine ja tütar. Ja siis tütar tõstab selle oma koti üles siit pealapi, eks ole, ja hakkab sööma. Mees ütleb, ema ütleb, ja siis ema näitab ette, eks ole, tõstad niimoodi üles ja sööd seal all niimoodi ja siis tütar ka teeb täpselt niimoodi järgi. Et me võime neid konventsioone rakendada, me võime ükskõik mis paberid kirjutada, nad tulevad siia ja teevad ikka oma ja see konventsioon lõhub ära lääne ühiskonnad, aga absoluutselt ei kaitse meid selle eest ja ei kaitse ka neid naisi selle eest. Ei kaitse neid naisi ja minu meelest ei ole väga palju aega sellest uudisest möödas, kuidas tuli ka islami perekond Eestisse, lausa 4 perekonda ja minu meelest 2 pere naised pandi mehe poolt põlema ja ühte vist veel taheti panna põlema. Ehk see vägivald ju tuleb kaasa. Lisaks sellele... See läheb meie statistikasse, millest pärast räägib Mihal meile. Lisaks sellele, et kui see naine siis ei käitu selle moslemi kultuurile kohaselt meie kultuuriruumis, siis ta ju kannatab nii või naa või ükskõik. Igal juhul, kui nüüd kokkuvõttes, EKRE on algatanud petitsiooni rahvaalgatus.ee ja nõuame Eesti väljaastumist Istanbuli konventsioonist. Et Eva, kui me saame 1000 allkirja, mis sellele järgneb? Ütleme niimoodi, et meil on 1000 allkirja juba ammu täis. Jah, hommikuse seisuga meil oli 2600 allkirja, nii et meil on need allkirjad täis. Ja kui selliste allkirja arvuga me saame juba siis kuskile Riigikogu komisjoni põhiseaduskomisjoni. Ja igal juhul kutsun inimesi ka, leidke üles rahvaalgatus.ee-lt algatus nõuame Eesti väljaastumist Istanbuli konventsioonist, pange allkiri ja seal saate ka kokkuvõtte, miks EKRE on selle vastu. Me ei ole selle vastu, et mingit poliitilist profiili lõigata, vaid just nende samade probleemide pärast, millest me täna kõigile rääkisime ja tahaksin selle asja öelda jah, et me ei ole mitte kuidagi selle vastu, et naistevastase vägivallaga võidelda, et vastupidi. Ja tegelikult minu meelest on juba selle debati käivitamine olnud nagu selles mõttes väga hea, et me oleme uuesti selle teema päevakorda saanud, sest et naistevastane vägivald on ju ikkagi masendav, kui 41% naistest, eks ole, tunneb lähisuhte vägivalda. Ma ikkagi ei jätaks seda mainimata ka paraku päeva lõpuks või saate lõpuks, et see statistika, millest, see kole statistika, millest meile siin ka peaminister Michal luges ette ja kõike, millest me saame paberil lugeda, mis siis meile politsei statistikast tuleb, siis ärgem unustagem, et kui sinna sisse vaadata, siis ma olen 100% kindel, et väga suur osa sellest perevägivallast on meile imporditud. Väga suur osa nendest probleemidest, millest sa rääkisid, et kuidas mees paneb oma naise radika külge kinni ja siis paneb põlema. Ka see on imporditud naisevastane vägivald, aga samal ajal, mis on nagu minu meelest kõige sellisem nagu jälgim selle asja juures, kuidas liberaalid vaatavad otsa Eesti perekondadele ja Eesti perekondadele, Eesti meestele ütlevad, et see on sinu süü, et meil on nii palju vägivalda. Ei ole. Pooled nendest juhtumitest on meile imporditud.
ja veel see ka, et tegelikult meil oli ka jutuks, et seesama majanduslik olukord, mis paneb pered kitsikusse, mis tekitab stressi, mis omajagu toob kaasa siis ka selle vägivalla, et see on ka ju selle liberaalse leeri nagu põhjustatud, et ma väga loodan, et kui nad nüüd siin räägivad, kui hea see Istanbuli konventsioon on, et ka sellega järgneb ka mingi tähelepanu naiste varjupaikadele, et ka raha jätkuks sinna, mitte ainult neid loosungeid ja seesama Istanbuli konventsioon, see ei tegele naiste turvalisusega, naistevastase vägivallaga, need seadused on meil olemas, vaid eelkõige tegeleb see selle uue sama sooideoloogia, sotsiaalsete sugudega, laste ajupesuga, et selleks kasutatakse seda Istanbuli konventsiooni, mitte naiste aitamiseks. Aga tõmbame täna joone alla, selline tõsine teema, kutsume teid üles petitsioonile allkirja andma ja tänan külalisi, tänan teid vaatamast ja olge terved!